Tere hommikust teile kõigile siis. Tulime ühele Kesk-Eesti Salajärvele ja proovime püüda koha. Aga eks näha ole, kas meil õnnestub üldse koha kätte saada. Võtsime siis kaasa ka täna unnad ja ka kirptirguga õnged, et kõigepealt proovime püüda siis väikest kala, et siis hiljem kasutada seda ka unnapüügil. Varsti paneme sisse ka unnad ja siis samal ajal proovime püüda ka viibidega, et vaatame ka natukene aktiivsemalt, kuidas see röövkala püük käib. Mina ainult viibiga ei püüa, ma proovin vahepeal ka põiklante, et vaatame erinevaid rabala põiklante. Et mida ta siin tahab, et me ei ole kunagi siin järvele käinud. Me umbes teame, mis siin sügavust asjad on. Meil on olemas sügavuskaart, aga täpsemalt me ei tea selle järve kohta. Et ainult info, mida me oleme kuskilt kuulnud. Et meie jaoks esmakordne kogemus ja selline uut avastamist väärt nimelt. Vaatame, proovime madalaid rante, proovime sügavaid. Et vaatame, kus midagi üldse toimub. Et ega meil aimu ei ole. Mingi ajast tuli ja mingi kala ajas ära praegu väikse kala alt ja ka ära ei taha võtta lanti. Tulevad täiega järgi üles poole. Ja võtta, et keegi pauku ei taha panna. Saaks aru, mis kala see on, tuleb ilusti üles praegu. Miks ta ei söö? Võiks ju võtta 5 senti. Ongi särjad sul all või? Täna otsustasime ka unnapüügi kasuks, siis on meil vaja püüda elus sööta. Ja elus sööta me püüame siis kirptirguga, tegu üsnagi pisikesega. Et kuna võistluspüügist on aastaid juba üpriski palju möödas minul, siis saab meelde tuletada, et kunagi sai sellega talviti tegeletud iga nädalavahetus. Ja siis sai käidud ka väga palju võistlemas. Tegelikkuses kõik on väga lihtne. Võtad, paned siis sääsevastsed pea tagant marmossi otsa ja ongi tehtud ja lased alla. Ainult, et muidugi võistlustel me kasutasime kõvasti peenemaid liine ja hästi palju väikseid kirptirke ja oluline oli hästi kiirus, et me saaks kala võimalikult kiiresti jääaugu alt ülesse. Liini jämedused seal 0,06 ja sellised hästi peened. Siin tänasel, kus me siin Metsajärvel oleme, siin on pisikese kalaga üpris hästi, et vaevu jõuad alla lasta. Siin saame ka kõrvalt näidata, et kuidas siin kala on. Muidugi kasutame jälle ka tiiperit. On lihtsalt endal huvitav vaadata, kuidas kala on siis all ja siis ideaalne unna kala, 10 centimeetrini ahven. Ja läheb sinna ilusti. Siis saab proovida erinevaid mängitamisi. Vaikselt allapoole liikudes, teed väikseid pause. Siis liigud jälle allapoole. Teed jälle väikse pausi. Ja nüüd siin on ilusti näha, kuidas nooguti mängib, kala on otsas. Haagid. Ja võtad ühe särje välja. Niimoodi, undade puhul siis kõigepealt mõõdame ära selle sügavuse unnaga. Ohoh, siin on juba päris sügav.
nii, nüüdseks oleme kätte saanud põhja. Siis paneme munna siia peale. Ja siis teeme põhjast 1, 2, 3, 4 tiiru ülespoole. Fikseerime ta ära. Niimoodi. Ja nüüd tõstame ta ülesse. See on meil õige sügavus käes, et ta on põhjast, ripub natuke kõrgemal, et ta ei jää kalaga siis täitsa põhja peale. Ja siis kinnitame kolmiku ühe konksuga ta siit kala turja pealt. Siis siit haagib ta üpriski hästi kinni, et kala ei saa ennast sellest kolmikust ise lahti. Niimoodi, lükkad kala alla. Saadad tina järgi. Niimoodi. Ja paned ilusti punna augu peale. Ja ongi valmis. Noh, mingi action juba käib, kerib või? Ja ootad ära juhtu. Jah, lähme vaikselt juurde. Võtan või võtan? Võta. Ma teen kinu. Eelmise pealt. Oota käelast alla. Keerab, jah, aga jah. Vaatavast hakkab veel minema ilusti. Sest aug ju keerab suus seda kala. Ootame natuke. Väga rahulikuks võttis. Aaron, proovime ära. Arvada? Ei oota sükest 30 sekundit. Ei, ma arvan, sellest ei ole, et kui ta juba oli, siis ta oli ju selle ajaga kõumesid. Võib-olla lasi juba lahti suust. Näed. Näe, väga hea. Midagi on. Midagi on. Havi. Noh, vist on mõõdus, aga see on selline mõõt, mis me laseme tagasi. Selle me laseme kindlasti tagasi. Aga näed, hetkel on siis und oli umbes, mis ta oli? Äkki oli 10 minutit maksimaalselt, ma arvan, oli sees. Ja roo äärde. Ja roo äärde. Aga kahjuks me veel ei saa testida, me paneme sügavamusse ka kohe. Nii et vaata, mis saab sellega kaugemal. Kala on tal ilusti ära söödud. Sai vähemalt omal kõhutäie või lendas kala põhja kuskil. Hästi kala puhtiks. Nii, ja siis teeme üks. No vahva. Ütleme, et päev on juba toredasti alanud, et oleme vist üks siuke tund ja 20 minutit siin järvel olnud. Et nagu öeldakse, et siit saab ainult paremuse poole minna. Võta. Läheb. Võta. Olme. Jah. Ilus. Oodame, et ilma kongitseta selle kätte saab. Oi, kui kaugele sõitis. Ja meil oli und sees 5 minutit. Ei olnud 5 minutit, vähem. Ma arvan, et siin on ikka 2-3 minutit oli see und sees. Võib-olla isegi, me jõudsime teise unna juurde minna. Ops. Selline mõõdus, aga jälle samasugune nagu eelmine oli. Ei, mõnus. Ja särg ilusti suus. Niimoodi. Kala on siis välja võetud ja laseme ta tagasi. Huvitav, kas on sama kala, mis enne oli? Ja läks ilusti. Ja und läheb ilusti tagasi sisse. Paneme selle sama kalaga vaatama. Näe, elab täitsa veel ju. No näed. Siis läks hästi. Rohelise mõtteviisiga kalamehed, et taas kasutame. ...30 minuti sees 3 võttu või? Vist jah. Unnad just saime sisse, nii et kuule nii küll ei jõua koha püüda. Liin liigub. Praegu nagu ei julge või tõmmata, las mudib. Kui lasi lahti äkki. Ma kahtlen, ma arvan, ta hoiab ta suus seal. Võib-olla keerab. Nagu ütles kunagine üks tuttav, Harri Nurk, kes ütles, et kui und võtab ja liin ei liigu, siis tee üks suits ja vaata, kas siis on mingit liikumist, aga kuna kumbki suitsumees meist ei ole, siis tuleb lihtsalt istuda ja vaadata. Ja imetleda ilusat loodust. Jah. Peaks vaatama äkki. Vaatame. Tühjus. Lasi lahti. Kala on otsas minu meelest. Ei ole kindel. Aga võib-olla tõmbas kala lahti üldse. Ja seda ka ei saa öelda. Aga samas tegelikult jooksis päris kaua. Ei ole. On käinud hamba jäljed. Ja näed, vaata kõhus on hamba jäljed.
ei, ma arvan, siin lasi lahti. Jah, tühjus. Vaatame, kas selle parva all midagi head ka on. Okei, seal suunas on 8 meetri peal. Peaks selja taha puurima. Sügava peal siis vaatasime. Oleme selline 7 meetri peal. Ja siin näitas pooles vees korraliku sarjeparve. Selline, tahaks öelda, et selle parve suurus oli vähemalt 30 korda 30 meetrit äkki. Et ikka päris suur ja ilus suur parv, et keegi on vist siin enne püüdnud, et lume all olid jäljed igatahes. Aga muud elu seal sarjeparve all ei olnud, et ei näinud miskit head. Et mingit suurt kala seal all ujumas ei näinud. Ja lähme hakkame, ma arvan, minema nüüd madalama poole tagasi, et vaatame, kas madalas midagi head toimub. Ja me käime seal taga ära, ma arvan. Vaatame, mis seal toimub. Siis me näeme ära, vaatame, mis seal järves on nüüd see huvitav. Siin ei olegi väga palju jäänud. Siin on suht õhk isegi. Ole valmis. Kummale poole? Minu all. Tule võtta ära. Ilus kala, tule vaata. Viitsi, kummale poole? Minu alla otse. Tule tunne nüüd huvi. Tead, see võib auk ka olla. Noh. Võtta ära nüüd ta. Ära mõnita. Jaa, kala mõnitab mind. Vaatab. Noh, või kaua sa vaatad nüüd seda lanti? No ei võtta ära või? Ei taha võtta, jah? Anna all veel või? Jaa, väga ilus näite on. Noh, pane litakas ära nüüd. Vend on jumala landi juures. Mida? Et vend on jumala landi juures, vaatab. Peab ikka teise rida kõige panema, teise landi normaalse. Vaatame, kas lillata ahvenat suuremat tahab. Muidugi, kui on auk, siis ta viib mul arvatavasti viibi minema lihtsalt. Nii, nüüd ujub minema praegu. Keera, ei, ja jumala metsas, niimoodi kartis praegu seda viibi. Pani jumala hooga minema praegu. Kas keerab otsa ümber ka või? Jäi 6 meetri peale. Ta praegu mulle lähemale ei tule igatahes. Vaatame, kas ta asseri viibi tahab äkki. On selline värvini, kirjumirju. Peab talle ikka pähe vist puurima. Oh, tuleb. Liigub. Sain liikuma venna. Oh, tuleb mu landi poole. Vähemalt pakkusin huvi talle. Tuli lähedale tagasi, on 2 meetri kaugusel landist. Ujub ära jälle. Vaatan, kas on suure viibiga saan ta lähedale või? Äkki ei taha väikest lanti. Või ehmatan üldse ära. Mida? Ei, võib täitsa olla. Kus ta nüüd läks ainult? Seal on. Ai, pekki, ta läks nii kaugele 8 meetri peale juba. Ikka sinna poole. Niimoodi. Mitte sinu poole ei tund. Vaatame, kas ta selle peale tuleb tagasi. Tuleb kohe kiirelt. Nii. See vend istus põhja peal. Vaatame, kas ära ka võtab. Noh, tule nüüd lähemale. Ei julge enam. Nii, tuleb. Noh, tule võtta ära. Nüüd enam ei julgegi. Muidu tõusis küll kohe põhjast ülesse. Käisime ära vahepeal ja see on tühjus. 2 tundi olnud und. Tühi ka. Ei saa lasta kaua. Läheb ära. Kala ära söönud.
on tunda midagi? Tühjuse. Roogu ära vedada. Aega tühjus. Oi, siit on ilusti hammustanud. Võiks see ainult töötada. Asseri siis basilik või basilik õigemini. Tundub täitsa asjalik. Et selline naturaalsete särvides ja punase peaga. Selline väike sävru ja noh, üks on siin praegu 8 meetri kaugusel. Vaatame, kas ta landi vastu huvi tunneb. Tundub normaalne kala olevat. Vaatame. Oh, nüüd tuleb kiiremini. No, tuleb lõpuks. Ta ei ole küll suur, aga äkki võiks põiki proovima. Ilus koha. Oh, tuleb. Tuli. Võta nüüd. Tuleb nüüd järgi või? Ilus kala jälle. Tule võtta ära. See on pausi. Võta ära nüüd. Mis sa vaatad nüüd sellest landist? Sa võiks litaka ära panna. Kui ma ootan. Ma hästi vaikselt väristan. Tunned ikka huvi. No, saad järgi kõva. Ei meeldi, keerad alla ära. Oi, see kerib pinget üles. Sul see värm ei meeldi või? See võiks ära võtta. Ennem juba käisin siin nillimas. Vaatad ja piilud ja piilud. Ja kaua tekitan su vastu huvi. Huvita, kas ma suudan su närvi ajada või mitte. Keerasid ära. Tule tagasi. Üks sulle see lant ei meeldi. Nii, tule keera tagasi nüüd. Tuleb. Vaatame, kui sa tuled kiirelt järgi, kui ma üles ei tule, ei huvita. Hakk. Tule tagasi, ei lähe ära. Kas sul see meeldib? Soomes meeldis. All. Vaatame, kus ma teise landiga teises august saan ta võtma. Vaatame, kas me saame ta liikuma ka. Ja ta hakkas liikuma. Ei, vales suunas ehmatas ära. Ei meeldi talle see lant. Ei, tuleb tagasi. Mingid väiksed. Ja ühesõnaga midagi suurt. Ei kardab. Ei taha need. Noh, ma käisin sügava peal ära ja nägin jälle. Ma ei tea, kas see sama kala oli, aga jälle mingi ilus suur kala käis. Vahtasime ka 5 minti tõtta, aga ei suutnud mina teda viibi peale ära võluda. Et vaatas ja vaatas, vahetasin viibe, ei saanud teda võtma igatahes. Aga ma kuulsin, et sul olid mingid uudised siin või? Jaa, ma tulingi siia uuesti särge püüdma, kuna mul said unnasärjed said otsa, kuna võtte on särgede peale üpriski palju olnud ja nüüd hetkel ka üks siuke circa pool tundi tagasi läks augu all umbes, ma pakun silma järgi 2+ kilo koha ära, kes täpselt viskas enda augu all risti ja jääre taha kinni ja kadus ja täpselt särja otsa, pluss veel on haugivõtte olnud, et nüüd hakkasingi uuesti särge püüdma, et kõik unnad uuesti särjega ära söödastada, et on näha kohe, et ahvena peale unna otsas ei ole pooltki nii hea võtt, kui on särje peale. Et vahetame selle sööda ära seal unna otsas ja vaatame, äkki õnnestub veel mõni koha siin õhtu lõpuks hilisel õhtutunnil kätte saada. Praegu peaks olema täpselt, päike juba läheb mäe taha ära ja peaks olema täpselt selline, et koha tuleb siia madalikule sööma. Et sügavas oli, särge leidsin jälle nii nagu ikka, korralikult särjeparved olid, aga ei saanud kahjuks võtma. Et praegu on idekas, et oleme ikkagi pimedani ära, vaatame, äkki õnnestub ikkagi mingi koha veel välja võluda. Alla ei anna. Jah, söödastan veel ära need ja ma vaatan siin natuke laiviga, äkki ma leian ka midagi huvitavat. Aga jah, sai oma, ma oletan mingi 50-60 auku ma tegin, et ma väga palju aukudes üldse ei püüdnudki. Et ma läksin selles suhtes, et vaatasin august, et kui on kala lähedal, siis võtsin, proovisin ta ära meelitada, aga nägin ka paari latikat, aga väga tihti see nägid kuskil 12 meetri peal kala, läksid sinna, puurisid, lähed vaatad augu peale, vend on kuskil ära pannud, et kardavad seda puurimist ka ikkagi. Aga eks see kohaga oligi sul see, et see augu all ta lähebki ära kahjuks.
väga tihti, et meil on ju 130 auk ka, mis muunda tehakse, et tegime ennem 200-ga augud ja siis oli see, et und kukkus läbi augu. Und on väiksem, vist 180 või ma tea, palju ta on. Und on täpselt kas 195 või täpselt, see on nagu millimeetrite mäng, millega seal täpselt see und sealt august täpselt nagu läbi kukub. Et kahjuks tuleb jah, neid unnaauke puurida 130 või hea küsimus, mitmene see heinala puur meil on, jään isegi vastuse see võlgu. võib olla isegi 125, aga sadamasse võib 130 ka olla, et Peipsi peal on ka suht see lukuauk, et kui sa oled harjunud 200-ga püüdma, siis 130 tundub nagu lukuauk reaalselt. Jah, nii ta on. Ei ole harjunud enam võtma sealt. Aga vaatame, paneme särjed otsa ja proovime, äkki veel õnnestub miskit saada. Ei no, ma pidin teda ikka tõmbama, ta läks ikka alla tagasi. Ei nii, nagu koha läheb ikkagi, surub põhja, mitte nagu aug, et niisama sipleb otsas, et jaa, ei, seda oli nagu ikka pidi nagu haugi pläretud, mis meil on. Et said vahepeal ju kätte ka mingid auginalgid, kui ma olin kaugemal ära ju. Mõned üksikud väiksed jah, selles suhtes kahjuks kõik jäävad kas täpselt sinna alammõõdu piirile või täpselt mõõdus, et isegi täpselt ei tea, et ei mõõdnud, et kuna haugi ise nagu ära ei hakka võtma, siis nad lähevad tagasi kõik nii või naa. Aga mõned õnnestus ju vahepeal kätte saada jah. Aga selles suhtes on tore, et vähemalt on huvitav järv, et mina tahaks siia kunagi tagasi tulla, mina ütlen ausalt, et ta on täpselt paraja suurusega, et sa jõuad terve päev püüda põhimõtteliselt järve läbi. Ma sain natuke sügavustest ka nüüd aru ja selles suhtes Tiiperi kaardil on vähemalt olemas, et see andis meile väga palju juurde need premium kaardid Tiiperil. Aga lähme paneme särjed otsa kahku, muidu me ei jõua kuskile oma kõik. 130 august on muidugi hea unnatada aina. Aga noh, me oleme kunagi Kaismaal võtnud 9,3 kilos auki välja sellist august. Jah.